Marko, täna väga süüdikas partii tegelikult ju Pärnu meestelt. Oli 12 minutit tundus justkui mäng tehtud, aga ei sugugi. Lõpuks tulite mängu tagasi. Räägi natuke sellest mängu algusest, mis läks Pärnul valesti? Hea küsimus on, et tegelikult me olime 100% selleks mänguks ju ette valmistanud ja olime kõik nagu selleks valmis. Aga lõppkokkuvõttes me peame ikkagi iseendale tuhka pähe raputama, et ju me siis ei olnud ikkagi nii palju valmis kui vähegi võimalik, et see sama olukord karistati ära, mis Viljandis, et Ilves kiirusega ja kahjuks siis kahjuks Rauno tegi seal suluseisu lõksu ja sööt läks läbi, et mis ma siin ikka õigustan, et ääre pealt oli näha, et kohtunik jäi hiljaks, et tema otsus, kas ta nägi seda või näinud, aga see ei ole vabandus, et lihtsalt ja sealt tuleb peale nagu šokk, et see on nagu raske on selles suhtes see hooaeg ju olnud ju see, et ega mängijatel ei ole kerge ja kellelgi ei ole kerge, et kui see värav tuleb, et siis on jube raske nagu uuesti nagu motiveerida, aga me oleme sellega nagu tegelenud ja täna tegelikult näitas, et 0-3 pealt me tulime isegi 3-2 peale, ja oli lõpus veel võimalus, et tegelikult võtmemoment oleks veel olnud, et Enrico Vensalu, et see kahjuks see pall tahaposti, mis tuli välja, et oleks see sisse põrganud, oleks 3-2 on, ma arvan, et oleks Viljandi suuremas šokis olnud. Räägigi natukene sellest, et tänavu ju Pärnul on olnud neid suuri kaotuseid pärast seda, kui on jäädud alla. Rääkisid ka, et selle motiveeritusega olete kõvasti tööd teinud, aga räägi võib-olla täna ka natuke sellest taktikalise poole pealt, et olite 1-3 ja ette ju 10 mehega, et kuidas Pärnu nii tublisti siis mängu lõpus ja teisel poolajal Viljandiga hakkama sai? Mida te oma mängus muutsite? Muutsime seda, et me peame ikkagi nagu kindlalt nagu kaitses olema kompaktne, et me ei saa liinide vahet nagu siis ütleme suureks ajada, et me tähtis ülesanne oli ikkagi see, et kaks nüanssi oli, et hoida taga 0, aga samas ka mitte ära unustada seda, et Viljandi on ju 3-1 sees ja kuskilt need momendid võivad tekkida, et võib-olla nad kuskilt nagu annavad järgi ja sealt pealt saame nõelata, et mul on hea meel, et me suutsime nagu distsipliinis teine poolega nagu väga hästi kinni hoida ja mängisime seda, mis nagu, mängid seda, mis neil ette nagu nähtud oli, et kahju, et see mängu algus nagu nii ära läks, et see on nagu kurb, aga see on see raske olukord praegu, jah. Aitäh selle intervjuus!